Teate, mis eestlastele meeldib rohkem kui jooki panna? Meil meeldib rääkida sellest, kuidas me enam ei saa nii palju jooki panna kui vanasti. Teate küll neid tüüpe mingi räägivad, ei no omal ajal ikka nagu võtsime ja panime hullu, aga noh, tead, ma olen nagu jõudnud punkti, kus ma tunnen, et nagu enam ei taha. Ma nagu enam ei taha. Ja sealt nagu, et Steven, sa said just 18, et nüüd nagu just võiks ju. Ja see on üli Eesti asi ka, vaata, sest kuskil Ameerikas sa pead olema 21, et juua. Aga kui eestlane saab 18, ta on juba nagu, türa, ma ei jaksa enam. Mul on maks läbi, ma ei saa. Minu karjäär on tehtud. Ja ma arvan, vahet pole, vahet pole, kui vana sa oled. Igal ühele meeldib veits vinguda selle üle, et sa jääd vanemaks. Aga eriti hull on siis, kui sa saad 30, nagu see on nagu... Ma ei tea, tege häält, kes siit on nagu üle 30. No ja vaat kuulsid seda väsimust seal on ju. Mingi elurõõm oli läinud, ütleme niimoodi. ja ma ise olen ka, sellepärast ma ütlen, ma tean, vaata, või ongi see, et tegelikult ei ole nii hull, aga 30-aastast on meistrid nagu põhjendamatus vingumises, vaata, nad käituvad nagu nad oleks juba surnud, vaata. Neil on alati kõige absurdsemad lood sellest, kuidas nad vanasti said pidutseda ja enam ei saa, vaata. Kõik 30-aastaste lood on mingi sellised, kui ma olin 17, ma panin peole ikka 3 liitrit viina, 5 tupsu korraga all, tegi naineid ninna, suu, kurku, kõrva. Tund aega magasin hommikul kooli, hüppasin kitse 5. Aga nüüd ma olen 30 ja pool klaasi veini, nädal aega koomas. Pean töölt vabaks võtma. Ja lihtsalt nagu kõik mingid meemid ja mingid instastoorid on ka järsku selle kohta, kuidas nad on ülivanad ja lähevad vara magama ja mingi põlv valutab ja lihtsalt nagu see, et nagu, oh my god, ma olen nüüd 30, ma olen nagu nii vana nüüd, oissand, ma olen nagu vana inimene, andke mulle tähelepanu, ma olen 30, ma olen nüüd nii vana, oh my god, ma olen nii vana. Ja ma nagu lõpeta ära, kurat. Sa ei ole ju vana. Sa ei ole vana. Sa lihtsalt pole väga noor ka. On ju nagu, ma tunnen 30 ei ole nagu väga noor, see ei ole väga vana, 30 on nagu, 30 on nagu koka, millest on vurts välja läinud. Aga mis on huvitav on see, et teil nagu vanemad inimesed väga ei vingu, nad väga ei hädalda oma vanuse üle sotsiaalmeedias. Nad teevad ülihead sisu. Minu meelest kõige paremat sisu teevadki mingid 60-ndatest tädid. On ju? Vaata, sest kui sa võrdled nüüd 30-aastaste Facebooki ja 60-aastaste Facebooki, on ju, sa näed, et 30-aastased tahavad lihtsalt vinguda, aga samas 60-aastased tahavad lihtsalt mingi põõsa kõrval seista. Vaata 60-aastaste prouade feed on pildid mingi Sireli põõsaste kõrval lihtsalt. 60-aastased prouad seisavad põõsa kõrval nagu selleks taukar. Tiiude pilti. Ja mulle meeldib ilusad, lopsakad, põõsad. Väga vahva. Sest ma sain hiljuti e-maili, on ju. Sain ühe e-maili siis Statistikaametilt, on ju. Et see oli kutse osalema uuringus. Et seal oli kirjas, et siin on link, vajuta peale, et seal on see küsimustik, vasta ära, 15 minutit võtab aega. Ja tõesti, et palun võta see aeg, et kõikidele küsimustele vastata, sest teie olete selle uuringu valimis, on ju, et teie olete selles demograafilises grupis, kelle jaoks see uuring on kohandatud. Siis ma mõtlesin, et okei, vaatame. Siis klikkisin peale ja siis ma nägin, et selle uuringu pealkiri olid tarbimisharjumused madalapalgaliste seas. Ja nagu mida kuradi, minu palk ei ole madal, see on kompaktne. Ja nagu võttis isu ära tõesti ja siis ma lihtsalt ei vastanud sellele. Ja nagu paar päeva läks mööda, nad saatsid uuesti sama uuringu. Ja ma jälle ei vastanud, saatsid uuesti, ma ei vastanud, on ju. 10 korda saatsid mulle selle uuringu, ma ei vastanud kordagi. Siis üks päev lihtsalt telefon helises, võtsin vastu. Sealt tuli, et tervist, Statistikaametist helistame, et vaatame, et oleme teile selle uuringu juba 10 korda saatnud ja et ei ole veel vastanud sellele. Et tekibki nagu küsimus, et kas te üldse tahate seda uuringut teha? Ja ma nagu, ma ei tea, mis sa arvad? Ei nagu päriselt, te olete Statistikaamet. Ehk siis pane kokku. 10 korda saatsite, 10 korda me vastan. Mida statistika ütleb?
Tundub, et teil on andmed olemas, te ei oska lihtsalt järeldusi teha nendest või? Või ma ei tea, ma mõtlen lihtsalt, et kui ma näiteks ise saadaks oma CV Selverisse 10 korda ja nad kordagi ei vasta, ma ei lähe ju kohale mingi, et noh, hakkame pihta. Siin ma olen, kus mind vaja on, kassas, laos. Mis me teeme? Ja nüüd ma olen selles telefonivestluses lõksus, on ju. Ta ütles mulle, et kuna ma interneti teel ei vastanud, et praegu on siis väga mugav võimalus vastata telefoni teel kõikidele nendele küsimustele. Kas sooviksite? Ja siis nagu minu küsimus talle oli see, et ega see kohustuslik ei ole. Ja võib-olla tundub rumal küsimus, aga nagu ma päriselt kartsin, ma ei tea, sest vaata, ma ei tea, kui palju võimu on Statistikaametil. Ja ma tõsimeeli kartsin, ma ütlen ei, ta ütleb, vangi lähed siis, jah. Ja siis ma küsisin üle. Siis ta ütles, ei ole kohustuslik. Siis ma ütlesin nagu, ei viitsi, tead. Ja saad aru selle töölis nagu, kogu professionaalsus oli hetkega läinud, nagu toon kohe muutust, ta oli nagu isiklikult solvun mu peale. Lihtsalt nagu mingi, nagu niuke vend oledki või? Et nagu kui kohustuslik ei ole, siis ei taha teha või? Ja ma ütlesin, et täpselt. Lõpuks me mõistame üksteist. Ja come on, ära pane mind halvasti tundma, sa ise teed ka seda, sest see on ju su kohustus, sa teed seda, sest see on su töö. Ega sa ju vabast ajast helista suva inimestele mingi. No tšau, rott oled, jah? No mis ostad see roti palga eest? Aga kuulge, see oli mu aeg, aitäh teile.